Iisrael on äsja šokeerinud Süüriat ja kogu maailma, korraldades ootamatu varjatud rünnaku ühele nende lennubaasile. Miks peaks Iisrael potentsiaalselt avama uue rinde just siis, kui nad on Süüriaga rahuläbirääkimiste keskel ning minema vastuollu oma tugevaima liitlase USA soovidega? Midagi väga tõsist peab toimuma ja kahjuks see nii ongi. Süüria, mida juhib endine Al-Qaeda džihadist, mängib väga ohtlikku mängu ning tundub, et ainult Iisrael on sellest aru saanud. Alustame päris algusest. Süüria on riik, mis asub Lähis-Ida ja Vahemere ristumiskohas, muutes selle ülioluliseks geopoliitiliseks teguriks. Viimased 50 aastat valitses seda kuulus Assaadi perekond. Nad olid omaenda rahva suhtes julmad, kuid nad ei olnud religioosselt ideoloogilised, nii nagu islamistlikud äärmuslikud liikumised. 2024 aasta novembris juhtus midagi tõeliselt ootamatut. Põhja-Lääne Süürias alustasid mässulised kiired pealetungi, mis levis üle riigi üllatava kiirusega ja vaid 11 päevaga, ainult 11 päevaga jõudsid nad Damaskusesse. Assaadi režiim kukkus täielikult kokku. Võimu üle võtnud mässulisi juhtis džihadistlik liikumine. Juht Ahmad al-Sharaa oli Al-Qaeda liige. Ameerika Ühendriigid olid tema tabamise eest välja pannud $10 miljoni suuruse pearaha. Ta oli terrorismi nimekirjas ja nüüd selle tõttu sai temast Süüria president. Ta kohtub Ameerika ametnikega, räägib stabiilsusest ja ülesehitustööst ning kannab pressikonverentsidel ülikonda. Ta on džihadist ülikonnas. Ja tõeline oht seisneb selles, et Ameerika Ühendriigid usuvad seda etendust või vähemalt mängivad sellele kaasa. Kuid Iisraeli hinnang on veidi teistsugune. Näite, kui Assad kukkus, mõistsid mõned riigid, et neil on siin tõeline võimalus Süüriale mõju avaldada. Türgi, Katar ja Venemaa investeerivad samal ajal miljardeid dollareid Süüria ülesehitamisse ja sõjalisse taastamisse. Ja uus Süüria valitsus vajab ülesehitamiseks raha. Katar on seal rahaga olemas. Türgi rajab Süüriasse püsiva sõjalise kohaloleku, sest nad tahavad oma lõunapiirile tugevat džihaadisõbralikku valitsust. Venemaa säilitab strateegilise kohaloleku ja takistab lääne konsolideerumist. Ja kõik kolm saavad kasu džihadistikust valitsuses Süürias. Nüüd tulen tagasi tänapäeva. Süüria teatas, et säilitab tuumamaterjali. See materjal on kollakook ehk uraani kontsentraat, mis on jäänud üle Assadi salajasest tuumaprogrammist. Miks keegi sellest ei räägi? Mis taeva nimel toimub? Nii et sind ilmselt ei üllata, kui kuuled, et see on Iisraeli jaoks vastuvõetamatu. Neil on džihadistide juhitud sõjavägi, neid toetab Türgi, rahastab Katar ja neil on Venemaa toetus. Ja nüüd tuumamaterjali säilitamine. See on kõigi nende ohtude kokkulangemine, mida Iisrael püüab ära hoida. Nii et 18. augustil otsustas Iisrael rünnata ühte lennubaasi. Ja juhuslikult toimus see umbes samal ajal, kui Türgi sõjaväe delegatsioon külastas just seda baasi. Sõnum oli ühemõtteline. Türgi ei hakka seda lennubaasi taastama,